aga ma vaatasin Brian Johnsoni ühte videot, mis oli konkreetselt nagu saunapõhine. Ja sealt mulle jõudis minu kõrvu ja läbi selle helilainete jõudis nagu kõrvu huvitavaid mõtteid, mida polnud nagu varem mõelnud. Ja üldse võib-olla isegi teadnud nagu sauna kohta ja raputas mõne mõttes, heas mõttes, et pani mõtlema, et miks me nii vähe tegelikult seda nagu teeme. Teistpidi, kuidas on see niimoodi juhtunud ja millise saunakultuur on siin Põhjamaades nii tugev versus USA, et seda oli näha, et ilmselgelt seal on täitsa võõrasse. Temperatuurid on madalad, pigem peesitad seal saunas, keha otsas vatti ei saa, aga meil ikkagi siin põhjanaabrid ka pana täitsa hullu ja meie siis järgneme neile. Et see on päris huvitav kultuur ja kõige šokeerivam fakt vist oli, ma arvan, mul see spermatosoidide tootmise juures. Jääkott meestel võiks olla munandite peal püksis sauna ajal. Ja see oli nii lahe, kus ta näitas ära selle testi, mis juhtub, kui ei ole mingi aeg seda jääkotti ja mis juhtub, kui siis on. Ja see oli mingi drastiline muutus, see 50% lausa oli see fertiilsus siis nagu kõrgem. Nendel, kes siis kasutavad saunas meesterahvana siis munandite peal jääkotti või mingi külmainet. Ja see pani nagu mõtlema, et what? Ja nii lahe, et Brian teeb seda selle koha pealt. Ma saan aru, et saab väga palju heiti ja väga palju nagu hukkamõistu ja ma kujutan ette ka sina või kes iganes treener, kes võib-olla läheb natuke nagu sellest normist üle või mida tavamass nagu teeb üle võlli nii-öelda äärmusesse. Siis, mis tegelikult ei ole äärmus, lihtsalt on valikute küsimus, väärtuse põhisus.